Jou rahva, siin Team Forest 2 ja täna olen ma tagasi. Ja mida ma siis täna teen? Ma räägin oma YouTube'i algusest. Täpselt, ma ei tee prank videoid, mida te võib-olla tahaksite veel vaadata või mingi toidu proovimisi, ma ei tea, ma ei usu, et gaming videoid enam tahaksite. Ma tegin piisavalt, ma arvan, et ma enam neid ei tee. Et mis siis ikka, räägin sellest, kuidas ma alustasin oma YouTube'iga. Et asi oli selles, et olin 3. klassis ja ma vaatasin siukseid kanaleid kui Team Crafters. Ja noh, te võite arvata, Team Crafters, mõttetu kanal ja muu asjad, aga minul oli sel ajal lihtsalt, ma olin nende fänn lihtsalt. Ärge pange lihtsalt pahaks, onju, et siis ma vaatasin nende kanali, ma tahtsin ise ka hakata YouTuberiks. Ma lihtsalt väiksena mingi kogu aeg mängisin mingi Bigooni, tegin sellest mingi reaalselt filmisin oma arvutit, kuidas ma mängisin Bigooni. Ja ma nagu rääkisin sinna juurde, ropendasin täiega, et no praegu ma ka ropendan, aga no ma lihtsalt sellest enam lahti ei saa. Sellest on väga raske mul lahti saada üldse. Et muidugi, mida ma olen juba pikka aega unustanud teile öelda, on see ka, et minge, followige minu Instagrami, mul on muidugi Instagram olemas. Et selle Instagrami nimeks on etsplayer123. Ets on väikeste tähtedega, player on suurte tähtedega ja X on Y. Et minge, followige kohe ja nüüd. Ja nojah, see ei ole küll selle teemaline, aga ikkagi ma tahan, et võiksite vähemalt mind followida. Et näeme edasi, et siis kui see video oli, et ma olen tagasi, seal ma ütlesin, ma tahtsin, et ma näitaksin, et ma olen nagu olemas teile. Ma saan teile teha videoid. Ma lubasin teile väga palju, aga ma suutsin võib-olla ainult mingi paar tükki ära teha. Kindel oli prank videod ehk naljavideod. Neid on 3 tükki. Ma arvan tõesti, et te tõesti võib-olla tahaksite veel. Kui te tahate tõesti veel prank videoid, kirjutage alla. Palun, kirjutage ja andke soovitusi, millega ma võiksin oma venda naljutada. Ja et kirjutage see kommentaari. Kirjutage lihtsalt mulle, onju. Mul läksid lihtsalt natuke sõnad sassi. Ja siis, mis veel? Minu arengud. Alguses ma lihtsalt panin postitasin lihtsalt. Järgmiseks ma tegin videoid põhimõttega. Ma mõtlesin, mida teha. Ma tegin kuni muusikavideoteni. Ma mõtlesin üks päev, et ma lihtsalt hakkan muusikavideoid tegema. Ma tegin ja üks nendest tõmbas tähelepanu. Selleks oli Veesko, väga pikka aega minu kanali parim video eales. Ja sellel ei ole küll praegu enam kõige rohkem vaatamisi ega like on kõige rohkem mänguvideol ja hämmastamised. Et ma arvan ja siis järgmised arengud, mis olid see, et ma panin oma kanal, kui ma hakkasin kirjutama oma kanalile, siis ma panin igaks juhuks enda kanali nime sinna juurde. Sellepärast, et nad ei peaks vaatama sinna väikest kirja, et kes see YouTuber on, et näitab, et kohe seal ees on nagu see YouTuberi, see kanali nimi. Et jah, aga siis järgmine minu nii-öelda YouTube'i upgrade ehk uuendus oli, see ma lõpetasin nagu lausetega ka, mitte ei olnud kogu aeg, et davai, tšau, kogu aeg ma kunagi lõpetasin võib-olla, ma ei mäleta enam, ma ei vaata oma videoid väga, aga siis nüüd ma nagu lõpetan niimoodi, ma ikka ütlen ka, et palun pange like või niimoodi on ju, kui teile meeldis ja kirjutage kommentaaris, mida tahaksite veel näha, te seda millegipärast ei tee, mul on väga kurb, ma tahaksin väga teie soove täita, aga te ei kirjuta väga. Ja mis veel, mis kõige viimane update ehk uuendus on minu kanalil olnud.
see, et ma leidsin muusika, ma leidsin reaalselt muusika. aga pärast seda, kui ma muusika panin oma videosse, on halvemaks läinud. on halvemaks need videod läinud. Need vaatamised ei ole enam niimoodi kasvavad, nagu kunagi olid. ma ei tea, kas te lihtsalt ei taha enam minu videoid näha, kirjutage. mõned juba kirjutasid, nad tahavad minu videoid näha, aga näiteks minu trennikaaslased, palun kirjutage, kas te tahate minu videoid näha või ei. ma võin ka samas ära lõpetada see karjääri oma Youtube'iga, aga ma lihtsalt teen sellepärast, et teie meelt lahutada ja nii edasi, see mulle meeldib. et jah, mis veel siis juhtub? noh, nüüd võiksin ka rääkida natukene sellest, mida ma veel nüüd plaanin teha nüüd pärast või enne jõule. ma üritan teha jõuluvaheajal kindlasti ühe prank video. ma võin ka teha võib-olla toidu proovimise. ma olen pannud endale kaua paika, mis videod ma hakkan tegema. kui ma vaatasin, et need mänguvideod ei toimi enam, siis ma mõtlesin, ma vaatan, mis videod on mul hästi tähelepanu köitnud. okei, mänguvideod ja siuksed halvad videod, üks ainult tõmbas tähelepanu. aga siis ma mõtlesin, et ma võiks kunagi uuesti, võib-olla pärast jõule, uuesti selle muusikaäppi alla tõmmata ja uuesti hakata muusikat tegema. kes teab, äkki hakkab uuesti tähelepanu tõmbama. ja mis siis veel? Prank videod kindlasti tulevad, nagu ma juba ennem ütlesin. ja siis toiduproovimised võivad tõesti tulla. ma arvan, et kuni 5. episoodini välja kindlasti. ja võib-olla ka mõned challenge'id, võib-olla, aga neid ma alles praegu mõtlesin, et äkki võiks mõned challenge'id tulla oma sõbraga. matkamisvideod, täitsa loomulik, matkamisvideod. Need ma tõesti nagu tahaks nagu teha, mulle isegi meeldiks matkata ja nii edasi. kalapüügivideod, no okei, kalapüügivideod on mul endal juba väga raske teha. et seda ma teen kindlasti vähem, aga ma üritan kindlasti teha, kui mul aega on. ma arvan, kui tuleb ilus jää see aasta, siis ma arvan, et ma teen ka ühe kalapüügivideo ka jää peal. esimene, no te teate seda esimest. ma arvan tõesti, teile see ei pruuginud tõesti meeldida. see muusika, see, ma ei saanud seal kala, see kõik läks nii käkki, ma ei viitsinud seda hakata uut videot tegema. ma tõesti vabandan selle pärast, et jah. aga jah, ma arvan, et see ongi see, mida ma praegu suudan teile lubada. kui te nüüd tahate midagi veel, siis kirjutage kommenteerimisse ehk kommentaar. kirjutage üles videole alla, mida tahaksite veel. aga ma arvan, et siit ma lõpetan. pange subscribe, muidugi like, kui teile meeldis ja kirjutage kommentaaridesse, mida te tahaksite veel näha. kirjutage väga-väga palun. ma tahan teie soove täita. ja kohtume järgmistes episoodis. Tšau.